Ja tere taas tulemast Ortonumi aiapäeviku lehele. Hirmus hea meil on teid siin näha ja jällegi on mul hea võimalus tänada kõiki inimesi, kes on tulnud selle kanali tellijaks, sellepärast et see on kõige lihtsam moodus, kuidas aidata sellel tasuta aiandusteemalisel kanalil kasvada. Ja nagu ma näitasin kevadel, kuidas ma potistasin oma kannarisoome, mida mul õnnestus ka üle talve hoida päris edukalt, siis lubasin ka näidata seda, mis ma nendega sügisel teen. Ja ma siin alustasin juba natukene ühe potiga ja see osutus päris keeruliseks sellepärast, et kevadel siia suuremasse Elho potti ma panin tegelikult paar juurikat enda arust sellise kasvuvaruga, aga suve jooksul on nad siis vähemalt 4-kordistanud oma seda risoomi massi ja selle tulemusel on see Elho pott ka natukene nagu kuju muutnud ja nüüd on ovaalne, et ma loodan, et kui ma viin ta pisut soojemasse kasvuhoonesse, siis plastik tõmbab oma vormi tagasi. Ja kui ma neid potistasin, siis ma panin nad mullasegusse, eks ole, et siin oli hortikumi äkki peenrakasti muld ja siis ma sõelusin siia juurde enda koduaia savikamat mulda. Ja see on ka üks põhjus, miks ka võtta sügisel need risoomid siit suurest potist välja, on see, et siin võivad veel olla mõned vihmaussid ja potis hakkavad vihmaussid mingi hetk käituma nagu kahjurid. Aga need risoomid, need kannad on mulle juba aastate jooksul nii kalliks saanud, nii et ma isegi ei raatsi neid veel inimestel ära jagada, et mul lihtsalt iga aasta on neid potte aina rohkem ja ma kindlasti ei tahaks, et vihmaussid need siis siin talve jooksul läbi uuristaksid. Kannasid tegelikult saab talvitada päris mitmel erineval moel ja on mitmeid aednikke, kes tegelikult lihtsalt lõikavad need rohtsed varred maha ja siis viivad need potid kuhugi talvitamiskohta koos siis kogu mulla ja kogu värgiga. Aga minul ei ole sellist talvitamiskohta neile pakkuda ja kogu see minu kanna kasvatamine tegelikult pöörleb selle ümber, et minule ei meeldi ka suuri potte tassida, et nii, et kui ma potistan neid või võtan siis sügisel potist välja, siis ma proovin seda tööd teha enam-vähem ühe sama koha peale, et ma ei peaks neid raskeid potte ühest kohast teise tarima. Ja talve jooksul ka, kui ma näen neid risoome, eks ma käin ikka mitu korda neid vaatamas, siis ma näen ka, et kuidas neil läheb ja no kui juhtub, et mõni hakkab mädanema või midagi, siis ma saan selle ühe välja võtta ja teised siis selle võrra ei kannata. Ja kui ma ütlen, et see potist väljavõtmine, et kui ma selle ühe poti ära tegin, ma natukene väsisin ära ja nüüd ma tegin endale vahepeal tassi kohvi ja näitamiseks ma võtsin väiksema poti, sest muidu tuleks see hirmus pikk video. Aga kui need ka välja võtta, siis nad on hästi tihedalt niimoodi üksteisega koos. No sama asja näeb ka siis, kui on kanna kasvanud avamaal peendras. Ja kui teda välja võtta, siis tegelikult tulebki teda väiksemaks murda ja kui nad on mul ka niimoodi ükshaaval, siis ma saan vaadata, kas need kohad, kus ta siis ise lahti murdus väiksemateks juppideks, et kas need ilusti paranevad ära, et ega nad mädanema ei lähe. Mida veel tähele panna? Et sügis on tegelikult juba ammu käes ja ma arvan, et enamus inimestel on oktoobri lõpuks kannad juba ka pottidest välja võetud ja talve paika ära sätitud. Aga mina tegin niimoodi, et kui siin septembris juba oli näha, et päriselt ikkagi nagu iga aasta sügis tuleb, siis ma viisin nad varju alla ära ja ma lasin sellel potimullal läbi kuivada, et siin ka on näha, et nüüd on ka nad külma võetud, aga tegelikult alumised lehed ka juba hakkasid kuivama, mis tegelikult ka andis sellele taimele märku, et varsti tuleb ennast soikeseisundisse sättida. Aga võib ka muidugi nii teha, et ma näen, et kes oskab paremini oma aiatöid planeerida, nemad lõikavad lihtsalt ka juba täitsa ilusast peast maha, sest et siis saab ka tegelikult taim aru, et okei, et nüüd on kõik kuni järgmise korrani. Et isegi täitsa õitsevana võib teda maha lõigata, sest et ega ta niikuinii aru ei saa enne, kui suured külmad on kaelas. Nii, aga kuidas ma siis seda teen? Tõstan selle suure Elho poti kõrvale ja ma näitamiseks võtsin väiksema. Ja vahepeal sadas vihma, nii et see väiksema poti muld sai ikkagi märjaks, et kuigi see suur oli täiesti kuiv. Ja mulle ka meeldib see, et seda kuiva mulda on tegelikult sealt risoomide vahelt väga nagu mõnus ära korjata, et mina ei ole näiteks kannajuurikat, mina ei ole veega pesnud, aga näiteks kui ma oma daaliatele avamaale lähen järgi, siis ma pean küll täitsa niimoodi voolikuga puhtaks pesema. Aga mulle tundub, et see on päris raske
et kannale meeldib see kuivus ja soojus just tema talvitumise ajal. Nii et ma pigem lasen sellel mullal natukene taheneda, kui lehed on veel rohelised, siis tegelikult taim kasutab selle niiskuse ära ja kuivast mullast ma saan nad ilusti puhtaks ka ilma veeta. Ning siis ta tegelikult, kui seda liigniiskust ei ole, ei pea ma topelt kuivatama ja ta võiks ka selle võrra siis palju paremini talvituda. Ja nüüd ma enne ei tahtnud neid maha lõigata, sest siis mul ei olnud millestki kinni haarata, et ta siit potist välja tirida, sest kanna suudab ennast ikka seda potti nii täis kasvatada, et ta on siin ikka kõvasti kinni. Nii. Ja nüüd tuleb see pikem osa nokitsemise osa, et õnneks ta on ainult pealt märg, alt on kõik ilusti kuiv ja tuleb hästi lahti. Ja nüüd ma nokitsen siin ja lihtsalt vaatan õrnalt ka kühvliga. Ajan selle mulla siit pealt ära. Ja siin on sellised nagu peenemad juured. Neid võib julgelt vigastada sellepärast, et talvitumiseks kanna neid ei vaja. Ja kevadel kasvatab ta endale uued, kohe kui ta siis rohkem niiskust ja soojust saab. Ja saab aru, et nüüd on aeg jälle sood uuesti kasvama hakata. Ja see on nüüd see selline kõige ajamahukam töö, kus ma siis õrnalt soputan ta lahti. Neid risoome ma ei taha vigastada, aga kui ma tunnen, et ta kuskilt ise ikkagi juba lahti tuleb, siis ma seda võimalust ka kasutan, et ma seni ei ole pidanud kannasi jagama niimoodi, et ma peaks kääridega neid lõikama. Nii. Ja siis see rohtne osa natukene jääb siia veel külge, et see kuivab ise ilusti tagasi, sellepärast muretsema ei pea. Ja kui seda potist välja võtad ja sa näed, et siit on ikkagi jällegi, et uued vared ja lehed on tulemas, siis sellest pole midagi. Tema saab ka väga hästi aru, et tegelikult nüüd on igasugused ressursid otsa saanud ja nüüd tuleb soikeseisundisse jääda. Et seda ei pea kartma, aga neid ei pea ka tagasi eraldi lõikama. Et nad üldiselt säilitavad oma kuju ja sellise tugeva olemuse, et kannarisoomid peavad olema kõvad. Et kui nad on pehmed, et siis juba natukene on ilmselt põhjust natuke muretseda ja murelikult neid vaadata. Ja see otsid, see pool sellest potist oli ka natuke vett saanud. Ja kui ma teda niimoodi siin natukene õtsutan, näed, niimoodi ta tulebki. Ta tuleb ise lahti ja ta murdub sealt, kus ta siis ilmselt ise ka kõige rohkem jaguneda tahab, aga see lõikekoht, kui ta ära kuivatada, siis ja paraneb ise ära ja ta on valmis kevadel uuesti kasvu jätkama. Et mina siis neid kannajuurikaid veega ei pese, aga proovin võimalikult palju seda mulda siit lahti saada ja tegelikult kui ma nüüd panen ka kuivama, siis see ülejäänud muld ka, see variseb ise maha. Nii et nüüd ma lihtsalt, ma panen nad päevaks veel kasvuhoonesse, aga öösel viin juba tuppa ära, sellepärast et neil on siin tõenäoliselt mõned öökülmad tulemas ja kanna tegelikult see juurikas ei tohiks üldse öökülma saada. Aga kui ta niimoodi poti sees või siis avamaal maas, et siis see tegelikult veel natukene kaitseb teda. Ja siis ma panen nad lahtiselt, nagu ma ka kevadel näitasin. Mul on ühed pesukausid ja siis mul on ühed hoiukastid, et õhk peab ligi saama. Ja ma viin nad sellisesse tubasesse hoiuruumi, kus mul õhuniiskus on hästi madal. Et seal on mul selline loomulik õhuliikumine, kuna seal on mul lähedal on kamin. Aga samas see kamina kuumus nagu temani ei jõua. Et seal on kuskil selline, ma pakun 16-18 kraadi. Et see on selline soojem temperatuur, kui näiteks taalijatele sobib. Aga oluline on siis jälgida nüüd seda minul siin paari nädala jooksul, et need peenemad juured kuivaksid tagasi, et neid ei ole vaja praegu tagasi lõigata, neid võib kevadel nagu kärpida. Et võib-olla siit läheb ka natukene seda jõudu siis siia risoomi sisse tagasi, kui samal ajal kui need peenemad juured siis tagasi kuivavad. Ja jälgin, et nad ei oleks üksteise otsas, et ma kindlasti panen nad niimoodi vaheldamisi, aga mina ühtegi substraati nende talvitamiseks ei ole kasutanud, et võib ju tegelikult panna ka kuiva turba või vermikuliidi või perliidi sisse, aga võib-olla ma peaks selle ära proovima. Aga seni olen ma ilma hakkama saanud ja mida vähem vahendeid ma oma kalli hobi jaoks kasutan, seda suurem on minu hingerahu. Ja kui sulle meeldivad need täiesti majesteetlikud taimed, sa ei ole neid veel kasvatanud, siis ära heitu sellest, et nendega on sellist käsitööd oma jagu, et kindlasti see väike vaev
ja tasub kindlasti ära.